Tere kõigile! Aku sa praega kuuled, kuda ma natke nigu tõismuudu kõnelen. Põle nigu peris eesti kiil, aga põle nigu võõras kiil koa. Aru vast suadike. Si kiil, mida ma kõnelen, one Kodavere murrak. Kõhalikud aga ikke kõnelevad, et Kodavere murrak one hoopis Kodavere kiil. Agu oled selles kuulnud? Vai vähemalt Kodaveres? Mes pärast seda kiilt Kodavere keeles kutsutasse? Pajatan sulle natke. Kodavere küla asub Peipsi järve jäären. Natke lõõna poale Kodaveres one Kallaste linn. Vot ammu aega tagasi, nõnna 13. sajandil tullud Eestimaale rissirüütlid. Niid saksa rissirüütlid hakkasid Eestimaal ise võimutsema. Eestlased ei õllud siis vabad nõnna, nagu me tänapäeval olema. Näie sakslasse päras saed Eestimaale kerikud. Nõnna sae ka Kodaverre kerik. Vast oled seda nähnud? Niiske valge, suur ja ilus. Ammu aega tagasi olid kerikud väga tähtsad. Kerik võis inimestele anda seadusi ja käske, mida igaüks pidi järgima. Praegusel ajal enam kerikud nõnna evätii. Kuna Kodavere külän oli kerik, siis õlisi vanas ka piirkonna üks kõige tähtsam kõht. Sellele piirkonnale anti kohe Kodavere kihelkonna nimi koa. Praegasi Kodavere kihelkond enam-vähem one sama kõha peal, koos Peipsi jääre vald. Vanas oli Kodaveren lausa kõrts, kuul ja kõrraõllud raamatupuutki. Aga Kodavere küla sai Põhja-sõjaga kannatada. Sii põletati seetse kõrda maha. Sõda oli nõnna hirmus õld, et peale seda sõda oli Kodavere kihelkond rahvas nõnna tühjas suand, et küläden põlnud inimesi ega kodoluamade jääli. Kui keski leid kellegi jälje, oli tämä nõnna õnnelik, et and sellele lausa suud. Vat ja nüüd tänapäevani one Kodavere külän õige vähe inimesi. Sinna one jäänud vaid surnuaid ja kerik. No ja vot si kiil, mis mina kõnelen, one soanud kua oma nime Kodavere järgi. Kodavere kihelkonnan kõneldigi vanas seda kiilt. Aga nüüd one uvemad ajad, one uus eesti kirjakiil. Kodavere murrakut enam nõnna palju, nagu vanas seda kõneldi, ei kõnelda. Aga mielen peab Kodavere murrakut ikka hoidma. Seda kiilt kõnelsid õmal ajal jo meie esivanemad. Nagu one kirtanud Juhan Liiv, kes minevikku eb mäleta, sii elab tulevikuta. Aga proovime õige kõnelda seda Kodavere kiilt. Mina ütlen ette, sina ütled peale mind perre. Tere hommokod. Tere päevas. Tere õstad. Aitäh. Õlga terved. Kuda sa elad? Elän üves. Vat, nüüd tead, kuidas üved suavid Kodavere kielen one. Ütle vahel toreduse pärast kellelegi mõni üve suu Kodavere kielen. Siis saad kõnelda, messi Kodavere one, kos ta asub, meks tal õma kiil one ja kuidas tervitada tõisi Kodavere kielen. One jo tore, kui sul one õma salakiil.
Kõnelen viil sulle ühe luu Kodavere kielen, ühes väge vanas puus, mis asub praegasen Peipsi ääre vallan Kodavere kihelkonnan. Aga mis pärast ma juttu puus küll kõnelen? No ikka sellepärast, et sellel puul on õma vahva ja pitk lugu õleman. Selles puus on ranna 1000-aastane tamm. Seda on kutsutud kui ranna ohvritammes, Kodavere tammes vai ruotsivaegses tammes. Selles, kudasi puu seie ilme sae, on kõneldud mitu juttu. Mõned arvavad, et ammu aega tagasi oli Peipsi järv palju suurem kui praega ning et vanas sõlisi tamm ühen vedega suanud sinna kõhta, kus ta praegasenigi on. Võtnud aga juared alla ja hakanud kasuma. Ühed viil kõnelevad, et ammu aega tagasi oli sõitnud sealt nukast müüda Venemaa keisrinna Katariina õma tõllaga. Tõld oli tamme puus, aga selle ratas läks katki. Nõnna suanud ratta telg maha ja selles ratta teljes sai pitkä müüda tamm. Tõesed aga pajatavad, et kunagi väga pitka aega tagasi, kui toimus Eestimaal Põhjasõda, oli lasnud Ruotsi kuningas maha matta natke varandus. Aga et varandus silme alt ära ei kadus, lasi ta kohe sinna panna piitsevarsi. Imekombel aga piitsevars kasus tammes. Ja tiedägi, jutte selles varanduses on ikke kõneldud ja kõneldud. Selles on lausa tehnud ühe luuletuse Vallisoo Mari. Luuletus kõlab nõnna viisi. Joasse koali poole, üle kese, kosa rannamõisa tamm, nõitses koenud, no vai kiigi ajas vägevam. Joasse koali poole, kutsik perend ilples, püüdmän tõene tõis. Ruotsi sõda aal, kuning Karl 12 piitsevarsi muku mua sisse topp. Varanat kes matt. Piitsevars sae tammes, mua muld kullakatt. Juasse koali poole, nuabritüdrik ühen. Ühe kõrra pähe, agu rahapada one alles jäänd. Agu suasi kätte. Tämä kiski, mina kruapsin kõeges sius, küll sae mässätud. Mielen pää ei pidä, kätte saema vai suand. Ühteviisi nüüdses üles rääsetud. Eks lugu rahas ja varanduses on põnev küll, aga ainult sellepärast seda tamme ei tunta. Teada on koa, et vanad eestlased olid kähnud sinna tamme juure nõidman. Eks õmale ikke taheti õnne. Praegasessi tamm on peris lageda peal. Üve kõhe ära nähä, kui tammele külla tahad minna. Pärimuse järgi aga oli vanas ühe puu asemel hoopis püha iiemets. Ja moetogisi puu, mis praegasenigi õleman on vaid üks veike õsa selles puus. 20. sajandi algul põles suur õsa puus maha. Õmal ajal oli si puu nõnna suur, et kas või 10 miis sae puu õõnsusen magada. Ja tegelikult si 1000-aastane tamm on teadlaste sõna järgi vaid 400 aastat vana. Aga ikkagi vana ja soliidne. Kui juhtud rannanukan õlema vai sealt müüda sõitma, mine ja vaatasi tamm õma silmäga üle.
ega ühe kuningone ikkagi lõppude lõpus õma silm. Aga võib-olla leiad koskilt üles ka Rootsi kuninga kulla. Mine sa tie.